mis žüriid võlus oli see, et üks väga raske ülesanne, et selliste kõrgete turvanõuetega hoone on ilma kõrgeid müüre ehitamata pandud keset linna. Et see Narva Akadeemia hoone on järjekordne näide Eesti arhitektuuri ekspordist ja arhitektuuri ekspordist siis Eesti kaugematesse nurkadesse. Narva tegelik olemus on selline paneelenamute ja Hruvtšovkade selline vabaplaneeringuline moodustis, siis me otsustasime, et kui me teeme seda siia samma sellesse samade paneelmajade ja Hruvtšovkade vahele, et see maja see võiks siia sobituda selliselt, et ta ei ülbitse siin, aga samas ta eristub siin. Õppekeskusena ta oli küll soovitud, aga reaalsus oli see, et väga suur maht ikkagi oli siin majutust ja ühiselamutube. Et tuligi see hoone teha üheti esinduslik, teisalt mitte avalik. Selline viisakas tänavast ärapööramine andis linnaplaneeringuliselt ruumi õhku juurde ja andis sellele hoonele ka sellise kohe nähtava selgelt, et pool avaliku või siis pool privaatse olemuse. Jah, et hoone on jagatud mitmeks erinevaks tsooniks, et neid võib vaadata kui avalikke, poolavalikke ja privaatseid. Avaliku osa moodustab siis foajee koos raamatukoguga ja siis ujula. Siis poolavalik on seminariruumid ja siis see privaatne osa on need ühiselamu. Ja siis spetsiifilised ruumid, mis on siis seotud lasketiiruga. See on Eesti esimene lasketiir, kus on tagumises otsas näha 180 kraadi laskeala. Ta asub meil maa all, hoone kõrval, tõstetud maastikku ja kogu selle teraslamellidest struktuuri sees. Kui ühes küljes on meil nagu kodud, siis siin tegelikult on hästi intensiivne müraallikas. Et siis, et vähegi minimiseerida seda riski, et see müra siis ka sinna kõrvalhoonesse satuks. Tema ikkagi militaarne olemuse jääb siis nagu varjatuks, mis muidu oleks tähendanud mingisugust veel ühte aeda ja siis visuaalselt selgelt nagu tõrjuvat keskkonda. Me mõtlesime väga palju tegelikult selle peale, kuidas luua sellise inspireeriva keskkonna, et tegelikult kogu see keskne ruum, kus me siin praegult oleme, ongi nagu tegelikult selline kohtumispaik ja suhtluse ruum. Ta on nagu siis poolenisti õueruum, et seda ruumi ei kööta ja ta on nagu siis väliala. Väliala või linnatanav? Linnatanav hoone sees. Tegelikult see, et me ta nii rangelt oleme teinud, mõnes mõttes see on nagu natukene selline atonaalne muusika. Et see rangus ise muutub ka nagu mingiks teemaks ja siis selle vastandina on siis see maastikuline nagu pehmus. Aga see on ka tegelikult süsteemne ja range ühest küljest. Et selles majas on väga palju sellist millegipärast sattunud, et seda saab vaadata nagu sellise muusikalise teosena. Ja eestlastele ja narvalastele ja kõikidele inimestele siin on nagu see vana barokk Narva on nagu mingi kummitab, see on nagu mingi viirus, mis siin kuskil on, aga see tegelikult ju ei ole üldse. Et see Narva linn iseenesest, ta ei ole linnana väga kena. Et see on nagu kurb on seda öelda, aga nii ta on. Mis me nagu ilmselt ka mõtlesime või tajusime, et ta vajab sellist hoolt. Narva vajab armastust ja mõtlesin, et iga hoone, mis see tuleks, nagu see peaks andma, ta peaks natuke nagu Peter von Baag armastas Soome suur filmikriitika öelda, et elus suurem film, siis iga hoone peab siin natuke elus suurem olema mõnes mõttes.